tunni pikkuselt umbes räägime erinevat liiki hiidlastest, suvehiidlastest, nädalavahetuse hiidlastest, päris hiidlastest, püsihiidlastest ja üldkokkuvõttes hiidlastest. Hiiumaa on selles mõttes väga eriline, et mitte kuskil mujal, ei Saaremaal, ei Setumaal, ei Järvamaal ei ole ma sellisel väiksel territooriumil näinud sellist ajaloolist liigitust erinevatesse seltsidesse. Ja Hiiumaa elanikud on väga leidlikud olnud oma sellises tögavas kõnepruugis, leidmaks määratlusi, liigitusi küll päritolu järgi, küll tegevusala järgi või veel mingite eripärade järgi, kes milliseid jalatseid kannab. No kohvilähkrid on kõige tuntumad tõenäoliselt, aga vesihiidlased, siit samast odratolgused ja nii edasi. Ja selle hiidlasliku kombe kohaselt mul ongi kõigile neljale täna siin lahkelt oma aega aruteluks lubanule küsimus, et kuidas teie ennast Hiiumaa suhtes olete liigitanud, määratlenud ja meie nelik täna siin on Kristina Harkovskaja, kes on ettevõtja, tegutseb nii Hiiumaal, mandril kui veel ka Soome riigis põhiliselt ja on teinud ära midagi sellist, millest on kõik Hiiumaa arengukava tunnistanud. Ühest spaast on siin saarel väga puudus, aga see spa on tõesti olemas. Kuidas sina ennast oled määratlenud Hiiumaa suhtes? Tere ka minu poolt. Mina olen niimoodi lühidalt määratlenud ennast ise hakanud hiidlaseks, et müüt räägib, et hiidlaseks saab 10 aastaga, kui siin elada. Mina veel 10 aastat siin elanud ei ole, et alles 4. hakkab täis saama. Et siis ma mõtlesin sellisele terminile nagu ise hakanud hiidlane ja see on muidugi mu enda poolt välja mõeldud, et tegelikult see on täiesti Wikipeedias olemas. See on täiesti üks seltsing, millest võib siit ja sealt lugeda. Siis on meil Kaupo Reede, kes muul ajal, kui ta Hiiumaal ei ole, kannab hoolt Eesti majanduse arengu eest. Kuidas sinu määratlus Hiiumaa suhtes käib? Määratlus käib positiivselt. Et tegelikult ma olengi hiidlane. Et selles mõttes, et minu isa on hiidlane, et juured on Hiiumaal ja kui keegi küsib mu käest, et kes sa oled, siis ma ütlen alati, et ma olen hiidlane. Marina, sinu peamine tegevus tänasel päeval on suurendada küberjulgeolekut. Ma saan aru, et sinu teed viivad väga sageli ookeani taha, on viivad jätkuvalt. Kuidas sa New Yorgis seletad, oled sa tõrvakõplane või tõrvaköplane, nagu siinpool öeldakse, või räägid sa neile Nõmme kõrgetest mändidest nõmmekana, kuidas sa ennast New Yorgis määratled? Kui keegi küsib New Yorgis minu käest, siis mõtlen, et see on paradiis. See loodus, inimesed, rand, mets, lühidalt see on minu paradiis. Ja siis juba läheb vestlus edasi. Paradiisi hiidlane. Paradiisi hiidlane. Aga minu side Hiiumaaga on tegelikult ligi 50 aastat. Ma olen 57 vana, ma ei ole muld vana. See hakkas sellest pihta, kui meie koolil oli sõprus, sovhoos oli Kassaris, sovhoos sõpruse, nimi oli sõpruse sovhoos ja me ei käinud mitte kartuleid korjamas, vaid me käisime sügiseid jõunu korjamas. Siis me olime abikaasaga siin malevas, nii et kui keegi sõidab Nurstest läbi, siis Nurste garaaži katus on minu abikaasa ja meie malevakaaslaste pandud 82. ja 83. aastal. Ja siis me hakkasime oma lapsi siia tooma nende sünnist alates. Iga suvi me käisime Hiiumaal. Ja mingi hetk sa tunned, et sa ei jõua enam telgis käbide peal magada. Ja siis me otsustasime, et me oleme nii piisavalt vanad, et aeg on kolida mugavamatesse vooditesse. Ja jah, nüüd 15 aastat, umbes 15 aastat tagasi meil on siis suvekodu. Ma ei tea, et Hiiumaa, ma olen suvehiidlane, ma olen nädalavahetuste hiidlane, ma ei saa kunagi päris hiidlaseks. Ja see on okei. Aga ma olen palju enam kui ainult suvehiidlane. Sellest, kes päris hiidlaseks saamine ongi eesmärk omaette, mitte selleni me täna tahaks tegelikult veel edaspidi jõuda. Sa vastasid tegelikult ära ka mingis mõttes juba järgmise küsimusega. Kuulame ka Kulvo, sinu Hiiumaa tsükkel on igal juhul vastutsüklis. Siis kui massid tormavad siia nädalavahetuseks, lähed sina mandrile pere juurde ja kui suvepuhkuseks kõik siia tulevad, siis sina lähed suvepuhkust võtma saarelt ära. Jah, minu side on põhiliselt tööalane,
sellised sotsiaalsed sidemed väikest viisi tekivad. Ilmselt olen ka kõige lühemalt Hiiumaaga seotud sellest seltskonnast siin. Ma liigun tõesti suvehiidlastele vastassuunas, et võib-olla ma olen siis talvehiidlane selle määratluse järgi. See on väga hea liigitus. Minnes edasi siit, millest Marina juba natukene rääkis, teine selline määratlemise või tagasivaatamise koht ongi see, et kuidas te tundsite ära ja millal, et Hiiumaa on teie see oma saar. Sinu puhul on võib-olla natuke lihtsam seda küsida. Tehti tööpakkumine, oleks see tehtud Kundasse, oleksid sa võtma Kundas. Tehti tööpakkumine ilmselt, millel oli raske vastu seista. Kauplesid natukene, said koduigatsuse lisatasu ka juurde. Ma ei tea, Marina, on diplomaatidel selline koduigatsuse lisatasu või välis? No mitte päris selline. Kas see Hiiumaa komponent sinu otsuses oli mingis mõttes olemas ka üldse või ei? Tol hetkel sobis väga hästi nii tööalases kui isikliku elu plaanis see Hiiumaa. Hiiumaa tausta mul ikka natuke nii palju on, et mul on siin vanu koolikaaslasi ja siin on käidud küll ja küll. Nii piirikontrolli aegadel kui hiljem. Et ei olnud võõras koht, aga töö oli ikkagi primaarne. Ei, koht ei olnud võõras, töö on selles mõttes paratamatu, et rantieelu ei ela veel. Ja ma tunnen ennast siin selles mõttes päris hästi, et hiidlased minu silma järgi on sellised sõbralikud, pealt poolt, seest poolt üsna sellised omaette hoidvad ja sarkastilise huumoriga. Ma ise loen ennast umbes sarnaseks, et üsna hästi selles mõttes ära kohanenud. Ja kaua sa oled nüüd Tagaplasti juhatanud? Kes ei tunne? On vist alla 1,5 aasta ja mõned kuud peale. Juba räägib. Üldistusvõime on kindlasti olemas. Ma arvan, et meist kui vaadata, ma soovitan teil kõigil käia korraks ära seal selle maja akende juures ja vaadata neid tordilõike, mis on sinna joonistatud. Need on väga kujundlikud ja nendele me ilmselt täna päris palju tähelepanu siin ka pöörame, kui me selle isikliku seose ka ühele poole jõuame. Ma lihtsalt tahtsin jätkata selles mõttes, et seda, et mismoodi Hiiumaa siis tegelikult sinu jaoks või siis konkreetselt minu jaoks ennast avas, eks ju, et ega tegelikult on ju ajalugu on selline, et kui mu vanaisa oli 17-aastane, siis ta läks Tallinnas ehitustööliseks ja selles mõttes, et ega mul siin Hiiumaal peale sa nüüd tulid tagasi ehitustööliseks? Jah, et peale mõningate sugulastega siia midagi ei jäänud, aga siis oli selline huvitav situatsioon, et kui need, kes veel mäletavad, omal ajal oli selline asi nagu automaks oli. Aga siis, kui sa olid Tallinnast väljaspool, kui sinu firma oli Tallinnast väljaspool, siis ei pidanud automaksu maksma. Ja siis sel momendil, see oli mingi 96, midagi taolist. Ja siis ma otsustasin, et aga ma teen siis Hiiumaale firma. Ja sealt hakkas nagu tegelikult see asi minu jaoks ennast kerima. Ja tegelikult ka 15 aastat või kuskil nõnda käisin ka mina tegelikult niimoodi, et ma käisin Hiiumaal tööl, olin tööhiidlane ja need, mida ka väga palju teate, siis Hiiumaa plastiettevõtete kvaliteedijuhtimissüsteemid on minu tehtud. Ja kui ei ole minu tehtud, see on minu pealt maha viiksib. Aga jah, et ka näiteks Tagaplasti kvaliteedi juhtimissüsteem on minu tehtud. Aga nii palju ikka siin tööd ja tellimust ei olnud, et tõmbas Tallinna ja pealinna poole. Toona, kuigi sa nii palju kliente oli ja nõustaja, sa ju oled olnud pikka aega. Need, kes olid, need ma tegin ära. Ja siis oli plats puhas, selge. Võib mõelda veel, kuidas meid vastu võeti. Me oleme Kõpu Puusaarel Kiduspea külas ja me oleme sinna tulnud seal ligi 15 aastat ja siis ma ikka vaatan, kuidas küla inimesed tulevad, korvid mustikaid täis, kukeseeni täis. Ja siis ma küsin, kus on head metsad? Ja siis mulle öeldakse, seal.
nii et selle koeraga, kes mul kaasas on, koer Rockiga, me oleme kõik Kõbu metsad läbi tuhninud, aga me oleme parimad kohad üles leidnud, aga me leidsime ise. Et sellist asja, et keegi ütleks, et noh, natuke sinnapoole, seal on kukesene. Sa pead ikka kõik ise välja võitlema, kõik ise üles leidnud. Nagu räägid, kus need head kohad on? Ei! Sellest me räägime pärast hoopis teises arutelugrupis. Sinu seenekohad seal. See isehakanud hiidlane, Kristina, on tegelikult kõige kõvem sõna. Vaadates seda nüüd seal, kui kaua keegi sellel saarel aastast aega veedab. Marina räägib, et üle poole aasta abikaasaga kahe peale kokku, üle poole aasta tuleb kokku. Needsamad vastused, mis anti veebiküsitlusel, näitavad seda, et tegelikult circa kolmandik on ikkagi rohkem kui 3 kuud. Sinu teekond ise hakanud hiidlaseks, mis on ju oluline samm suvehiidlasest edasi juba, ütleme niimoodi, hakkas peale vähesest käimisest, lohesurfamisest. Kumb tuli järgmisena, kas tahtmine siin elada või tahtmine siin juba mingisugust ettevõtlust arendada, majandusäri ajada? Kiire vastus on see, et enne oli tahtmine elada ja see, et kuivõrd Soome äri juba käib ja seda saab distantsilt teha ja see oli see otsus, et seda saab siin teha, et siis otseselt nagu siin veel lisaks sellele majutusele, mis me siis hakkasime siin Hiiumaal tegema, äri tegema, et see tuli siis hiljem, kuivõrd, et see tundubki nii paratamatusena siin juba elades või me olime nii heal trassil, Sadam ja Kärdla vahel, seega põhimõtteliselt see vist saab niimoodi öeldud, et kui ma arvan, et igaüks teab, mis tähendab see, et kui sa elad Hiiumaal ja siis on suvi ja siis järsku on sul väga palju sõpru, kes kõik tahavad tulla sulle külla ja äkki saab ööbida ka, aga mul midagi, mul on vaja väikest seda nagu nurka ja madratsi. Et siis nagu väga kiiresti sai aru, et tegelikult see majutus, see küll, mis on hooajaline, aga oleks paslik nagu teha, kuivõrd meil oli see ka võimalus, et see talu, mis me soetasime, oli nii suur ja nad seisid niimoodi üksikult, need hooned seal sellel kompleksil, et võtsime kätte ja selle otsuse, et proovime, et mitte see, et ei, me ei taha neid inimesi siia oma hoovi, vaid ikkagi just see, et proovime ja senini on siis 3. hooaeg ja tunneme, et meile see meeldib ja tagasiside on hea, et siis ainult on praegu jõudu seda edasi teha. Lähme teemale lähemale. Lähme hakkame võib-olla kerima seda suvehiidlasest hiidlaseks protsessi selle läbi, et kas see on üldse niisugune tees, mis pealtnäha vaadates on ilus ja õige. Ja kui sinna sissepoole hakata vaatama, nii sedasama küsitlust, nii teie enda kogemusi arvesse võttes, hakkab vastu vaatama mitmeid selliseid vastuolusid. Kas sellel mobiilsel ajastul, mis me täna, kus inimestel on mitu elukohta, kus inimestel on töö mitmes riigis, kas meil on üldse asjakohane rääkida ajutistest elanikest ja püsielanikest sellel saarel või kas on üldse probleemi mingisugust, mulle alati, kui ma selliseid arutelusid ette valmistan, ühel või hilisemal või varasemal etapil kostub kuskilt sisekõrvast Ülo Vooglaiu nõudlik lause, palun sõnasta probleem. Kas on see teekond suvehiidlasest hiidlaseks üldse eesmärk kui selline või on see lihtsalt ilus mõttekäik? Kas on probleemi sellest, kes sellel saarel millise aja aastast veedavad, kas sellel saarel üldse talvel on kedagi? Kust otsast hakkame? Marina, julgeoleku teema. Mina võin alustada, mul ei ole kindlasti eesmärk saada nii-öelda päris hiidlaseks. Ma ei saa selleks kunagi, ma olen sellega leppinud, mul on see selgeks tehtud, see on okei.
ja tegelikult neid inimesi, kes tänapäeval elavad ühes punktis, 12 kuud on väga vähe. Mõned sõidavad, ma ei tea, suveks või talveks Hispaanias, inimesed reisivad. Nii et see ei ole minu jaoks eesmärk, et ma elaksin ainult siin. Aga ma tahan olla Hiiumaaga seotud ja ma tahan panustada Hiiumaasse, see on teine asi. Ma tahan kaasa rääkida, nii palju, kui ma siin olen võrdväärselt, ma ei taha rääkida päris hiidlaste eest, absoluutselt ei. Aga ma tahaksin aidata, ma tahaksin panustada. Kuida meie pere on selle lahendanud? Meie lahendasime selle selliselt, et üks meist, kas mina või abikaasa, oleme alati sisse kirjutatud Kiduspere. Sest nagu ma ütlesin, üle poole ajast me elame siin. Ja see on meie, ma leian, et see on meie kohus. Kui ma astusin Naiskodukaitsesse, astusin ma Hiiumaa jaoskonda. Sest Tallinn on nii ära rikutud, Harjumaa on nii ära rikutud, seal on kõike nii palju. Et kui me saame kas või selliste asjadega rohkem tähelepanu Hiiumaale, ma arvan, see on oluline. Ja kolmas, meie kasvatame praegu, meie lapsed on täiskasvanud, meil on juba lapselapsed. Ja mõned aastad tagasi oli meil kodus tõsine jutuajamine, mis on teie tulevik? Kas teie tulevik on ka suvel Hiiumaal? Et kuidas me planeerime? Ja meie tulevik on ka suvel Hiiumaal. Et kasvatada ka lastes, ka selles järgmises põlvkonnas seda soovi, et tulla Hiiumaale, olla siin, kasvatada siin oma lapsi, mitte aastaringselt, nii palju kui vähegi võimalik. Tulevikus minu ideaal, me oleme Kallega seda arutanud. Ma kujutan ette, et mulle meeldiks niimoodi, et ma oleksin pika suve. Ma kujutan ette, ma ei tea, aprillist novembrini, aprillist oktoobri lõpuni siin ja talve mandril. Ma ei koli siia alatiseks, sest mu lapsed ei koli siia alatiseks, ma tahan näha oma lapsi, ma tahan näha oma lapselapsi, ma olen realist, ma ei hakka siin valetama. Aga mingisugune selline jaotus oleks minu jaoks ideaalne. Võib-olla ma jätkaks siis selle koha pealt, et tuletasid meelde Ülo Vooglaidu, et ka meil oli Üloga hiljuti üks vestlus ja seal ta tõi välja sellise huvitava fakti, et maailmas küll on nüüd kõige, või tähendab ajaloo jooksul kõige rohkem inimesi või elanikke maakeral, aga samas on ka kõige rohkem ilma juurteta inimesi. Ja see on tegelikult väga sügav psühholoogiline probleem tegelikult. Et sellest tulevad väga mitmed nõuksed negatiivsed hoiakud, kaasa arvatud see, et suhe oma elukeskkonda ja suhe teistesse inimestesse. Et sellepärast kindlasti on oluline on määratlus, oluline on juured, aga teisalt sinu küsimus oli see, et kas tänapäevases mobiilses ühiskonnas on üldse vajadust tekitada seda, et siin keegi nagu paikne oleks. Vastused muidugi on, eks. Et selles plaanis ega ükski normaalne ühiskond ega mikroühiskond ei toimi ju sellisena, et ta talvel lakkab eksisteerimast, eks, või ühiskonna osad eksisteerivad nagu jupid, see on nagu õhupall, eks. Kui sa tahad õhupallist võtta tüki välja, eks, see on sinu vääramatu õigus, eks, aga peale seda, kui sa sealt tüki välja võtnud, läheb õhupall katki. Et täpselt samamoodi on ka see, et loomulikult on oluline see, et igas kohas, ka sealjuures Hiiumaal oleks see püsielanikkond, et toimiks kool, et toimiksid inimeste huvitegevused aastaringselt, aga see on võimalik ainult siis, kui neid inimesi ongi siin püsivalt elavad. Sest veel kord, ühest küljest on ju ka see, et eestlane on ju väga selline, kuidas ma ütleks, kultuuriusku inimene. Kui eestlase jaoks kuskil nagu kultuur ei toimi, siis tema jaoks ei ole seal elukeskkond. Aga kultuur saab toimida ainult läbi traditsioonide, läbi püsielanik. Kultuurist saab suve jooksul suvehiidlane küllastuse, nii et talvel ei pea linnas ühtegi sündmust külastama, sellest jagub järgmise kevadeni välja. Talvehiidlane ja ise hakanud nüüd talvet siin palju veetnud. Talv Hiiumaal. Mitu talve? Kas talv Hiiumaal, kuidas talv Hiiumaal on elatav? Minu jaoks on täiesti eriline, et ma lähen poodi, ma jätan, ma ei tea, kas kõik nii teevad, ma jätan vahel auto käima, kui liiga külm on. Ja ma lähen poodi ja seal ei ole järjekordi ja ma lähen, võtan oma asjad ära ja ma saan hakkama nii kiiresti, et see on selline väike asi. Talvel
just see vaikus on, eks ju, või noh, üldse kogu see sagin, mis suvel on, seda ei ole talvel. Et ise hakanud hiidlasena talvel, see on päris hea valem. Et noh, see on ka see, mis on just nagu ka nagu selline kahju pool, et miks siis see suvehiidlane, noh, ma nüüd numbreid täpselt ei tea, aga suvehiidlane, kas ta nagu maitseb seda talvist Hiiumaad ka niivõrd palju, et võtku see erilisus sealt, sellest talvisest Hiiumaast on ju, et see on tegelikult väga eriline, et ega tegelikult midagi ju ei lõppe, et see Hiiumaa on ju edasi, et muidugi ilm, aga talvel on ka ilus. Selline väga sügav vastus. Kulvo. Et küsimus oli, et milles on siis probleem ja kindlasti ei ole probleem selles, et kas inimesi nimetatakse suvehiidlasteks või päris hiidlasteks, see on rohkem siuke romantiline teema. Et suvel on loetud nädalad jooksul siin rahvast palju ettevõtteid elavad sellest, et teenus on püsti pandud. Talvel on see ootus, et huvitav mitu ettevõtet kevadeks ukse kinni on pannud ja enam suvel lahti ei teegi. Ehk ebaühtlus teenuste tarbimises on võib-olla see reaalne probleem. Ja kui püsielanikkond peaks veel kahanema, mida tegelikult ennustatakse, siis on oht, et teatud teenuste ja teatud infrastruktuuri tase ei jõuta enam üleval pidada. Ja täna on see Hiiumaal tegelikult ikkagi veel väga-väga hea võrreldes teiste Eestimaa äärealadega. On infrastruktuur hea, teenused on olemas, et minu arvates sõnastada võiks seda niipidi, et vaja oleks, et rohkem inimesed veedaksid Hiiumaal aega väljaspool tippnädalaid. See tähendab sügisel, talvel, kevadel ja siis ka nädala sees rohkem kui nädalavahetusel. Ehk kuidas meelitada suvehiidlast mitte tulema reedel, vaid näiteks kolmapäeval või neljapäeval ja kuidas meelitada teda ka novembrikuu 3. nädalal tulema ja veebruari 2. nädalal siia tulema. Et sellega hoiaks sellist keskmist tarbijate hulka kõrgemal, mis omakorda aitab sellist teenuste taset üleval hoida, mida saavad tarbida siis nii suvehiidlased kui päris hiidlased. Kui see kokku kukub, siis seda püsti uuesti ajada on päris raske. Kas hiidlasel on suvehiidlase kompetentsi vaja? Kas hiidlane oskab seda kuskilt otsida? Kas hiidlane teab neid inimesi, kes siin aastaringselt tegelikult ju näitab see sama küsitlus, et see Hiiumaa nädalavahetuse ja suvehiidlane käib siin aasta-ajast sõltumata. Ta lihtsalt ei ole siin võib-olla rohkem kui 2-3 kuud aastas kokku päevad jupiti. Mina võib-olla vastaksin, kuna see on mulle lähemal turismi seisukoha pealt, et siis mina arvan küll, et need siis hiidlased, kes tegelevad turismiga, et nad kindlasti sooviksid saada know-how'd, et mina pigem eeldan, et elukestev õpe on see, mis võiks kõigile meeldida ja meeldib, et kui turismi seisukohalt vaadata, et saab alati paremini teha. Muidugi ei pea, võib-olla see parim, mis on pakutav, ongi see, mille pärast tullakse. Aga noh, ütleme niimoodi, et mina ise võib-olla olen selline, et ma tunnen, et alati saab paremini teha, et siis turismis on ka see võimalik, iga aasta on võimalik midagi teistmoodi teha, et teha näiteks see sügisel võttagi kokku see mingisugune tagasiside ja teha sellest siis mingisugused uued arengud. Et siis see kompetents, millest me räägime, et kas siis hiidlane tahaks saada suvehiidlase kompetentsi. Võib-olla ma natuke segaselt seletasin, aga noh, kui me jätame turismi praegu kõrvale, et räägime üldse sellest, et kindlasti käivad siin suvehiidlased, kellel on see know-how ja kui mõelda nüüd sellele, mis mul siin vastas kaaslane rääkis, et ta käiks sügiseti, siis miks mitte olekski see know-how omav inimene, kes tuleb sügisel ja saab seda know-how'd edasi anda hiidlasele just sellel madalhooajal. Et siis, kui see sagin on nii-öelda möödas ja mina olen küll veendunud, et hiidlane on sellest kompetentsist nagu huvitatud, ja kui info liigub ja on olemas vastavad võimalused selleks, siis sellest haaratakse kinni. Ehk et see seos saab olla sedapidi, et suvehiidlast
siin rohkem ära kasutada. Just, kuidagi niimoodi ta võib-olla banaalselt kõlab, aga järgmine on see, et kuidas need omavahel kokku saavad, sest et üks huvitav pilt, mis hakkab kujunema välja selle sama küsitluse tulemusena, need 77 inimest ei ole võib-olla kõige ülevaatlikum vastajate arv, aga see pilt, mis sealt välja kujuneb, on umbes selline. Tahaks olla väga paljud Hiiumaal senisest rohkem. See senisest rohkem on ükskõik, kas see on rohkem kui 2 kuud, rohkem kui 4 kuud või rohkem kui 8 kuud. Teiseks, nad tulevad ja nad tulevad siia mille pärast. Kui jätta kõrvale juurikad, kui jätta kõrvale sellised pärandina tulnud kinnistud, siis sõnad, märksõnad, mis korduvad, on, mis Hiiumaa juures või Hiiumaale tõmbas, eraldatus. Vaikus ja rahu, loodus, aga kordub sõna eraldatus. No ma arvan, et see on ka rohkem selline, kuidas ma ütlen, psühholoogiline eraldatus selles plaanis, et see on koht, kus sa sõidad praamiga üle, eks ju. Et noh, ma olen paljudega oma nii-öelda tutvus- ja sõprusringkonnast suhelnud, et siis nende jaoks ongi see nii-öelda praami ülesõit tekitab, et sa lähed nagu hoopis teise maailma. Et ma arvan, et see iseenesest see teadmine, et sa oled Hiiumaal, tekitab juba eraldatuse tunde. Aga nüüd, kui ma ütlen seda, et ma proovin vastata 2 küsimusele järjest, et kas hiidlased vajaksid suvehiidlaste nii-öelda teadmisi, oskusi, vastus on muidugi vajaksid. Küsimus, kas nad seda küsivad, ega nii palju ei küsi, eks ju, et selles mõttes, et pigem on see üks hea võimalus, sest nii, veel kord, et need suvehiidlased, keda mina tunnen ja tean, et tegelikult nad on kõik valmis panustama. Aga vaata, seal on jälle see, et tuleks nagu küsida, eks ju, et ja mitte nagu, kuidas ma ütlen, mitte olla nagu tagasihoidlik, vaid kui mingi mure, tule kohale, küsi, tee juttu ja küll saab hakkama. See on hiidlane kui, eks ole, päritolu, aga selle kõrval aina rohkem ja aina rohkem on see sotsiaalne pool ehk hiidlane kui kogukonna, eks ole, suvehiidlane kui kogukonna liige. Ja kas nüüd suvehiidlane kogukonna liige, kuidas te selle peale vaat? Mul on siin kahelt poolt kõrval küsimusi. Ja hiidlane vajab suvehiidlast, on võib-olla aga las ma selgitan, et sa esitasid küsimuse lähemale. Okei. Küsimus, et kas suvehiidlasest või hiidlane saab? Saab ja on. Ja mul on isegi 2. See süsteem, mida me praktiseerime, ja tegelikult 2 maal. Et alguses on suvekodu, käime suvekodus. Kui paremaks saame, siis see suvekodus on saanud päris kodu. Seda oleme teinud Ameerikas. Me elasime seal 45 aastat ja praegu kapuga ajame. Ja Hiiumaal me ei saa, sest see süsteem, mis oli, ei pidanud meie suukurast. Ja saatsime Siberisse küllasid maha. Aga meil oli, ma töötasin General Motorsi 7 päeva ja lõpuks Ameerikas ja 5 aastat enne kui pensioniks hakkasin vaatama, kuhu me lähme. Hilton Head Island, South Carolina, see on paradiis number 1. Aga siis see Eesti pool. Ja siis meie elame kasutanud hange, kes läheb Eestile. Küll Eestile. Me ei ole päranud. Me jätsime päranud ja aga me olime. Siin oli Kvantimäe ja oli vastus. Ja meil on vastutus 2,5 kilomeetri rannavastikul ja seal olen käinud talve. Roogu liikumas. Käsitsi. Aga siis hiidlased aitasid see on natuke nõllakas. Nüüd meil on 18 mägireis seda ja mida varem ei näinud, me olime ranna peal, vett ei näinud. Nüüd on lage vesi ja ülemus jäi koju, aga seda asja arutama. Me oleme jälle paratatud. See on kõige lihtsam meie kogemus kirjeldada. Siin on käinud. Küsimus on, kas see paradiis on kestlik?
on, kui me seda tahame. Ja ma loodan, et siin tuleb midagi. See on absoluutselt. Ma vaatasin mõned kuud tagasi, kui Hiiumaa arengukava majandusarengu osa tehes, kui palju on Martha's Vineyard, mis on Bostoni lähedal selline jõukama seltskonna suve veetmise saar, kui palju üks kinnistu maksab kohalikku kinnisvaramaksu. Kas keegi pakub? $5000 umbes keskelt läbi on Martha's Vineyardis ühe sellise keskmise väikse suvemajakese aastane kinnisvaramaks, mis läheb kohalikule omavalitsusele selleks, et seal oleks teed, oleks infrastruktuur, saaksid kohalikud aastaringi elavad lapsed koolis käidud, huviringides käidud ja kõik nii edasi. Kui ma vaatan ringi Hiiumaal, siis tuleb mulle ette pilt sellest, et meil tuleb võitjate põlvkonna puhkekodu. Küsimus, kas võitjate põlvkonna puhkekodu sõidab sama headel teedel, kui ma eile öösel tulin Kärdlast läbi Luide ja Leluselja siia Kassarisse täiesti mõnusalt mööda teid või sellised nii palju veel koole, kui siin on. Küsimus on selles, et kas me näeme mingit probleemi selles, et suvehiidlaste valdava osaga saar jaksab ka neile, sest sellest ei ole ükski suvehiidlane väga selles uuringus rääkinud. Et lisaks sellele eraldatusele ja tohutule Hiiumaa erilisele aurale on siin ka tegelikult olemas väga korralik kaubandusvõrk, teedevõrk, siin saab talvel käia ujulas ja nii edasi. Kust see tuleb? Räägi rohkem koolis. Meil on kõik. See on, kui mina siis oleks uksed maailmas kinni on. Haridus on noorel inimesel kõige tähtsam. Me vahetame numbrid välja, ma olen 91 aastat vana, ütleme, et ma olen 19. Ja ma olen kooli lõpetanud siin. Ülikooli ma sisse ei saa, sest ma matemaatikat ei klaarinud. Aga kui mina olin 17 aastat vana, siis võtsime Saksa laeva üle ja läksime Rootsi. Ja sealt saime hariduse, ülikooli hariduse, ettevõtte saates mind Harvard Business School'i, kõik uksed on lahti ja toob sul lõpuks Hiiumaale tagasi. No, just see ongi see moment, mille ma tahan siin vahepeal on, meil on mitmed asjad on arenemas. Tervisehoid on väga-väga tähtsad, see läheb järjest tähtsamaks. Hiiumaa võib sama hästi seda korraldada kui Tallinna Sadam. Programmi võib kirjutada Hiiumaal sama hästi kui ükstaspuhal maailmas. Hiiumaa võib teha sama, mis Californias tehakse, mis puudutab Olen Reetko Kokkin hiidlaste koostöökogu ja alustan oma repliiki pealt kuulatud kõnelusega, kus üks puhkama tulnud inimene ütles, et oi, aga miks teil iga päev ei ole neid kohvikupäevi? Ja järgmine lause oli see, issa ma lähen sinna oma kõpumetsa ja ma ei taha mitte midagi näha ega kuulda. Ja see on Jumalamaa õigus, see ongi inimese õigus, kui ta tuleb puhkama ja ta ei tahagi mitte midagi kuulda ega näha, et see enda pealt tunnen ka ma seda, et kui mul ikkagi töölt on puhkus, siis ma ikkagi ei taha, 2 päeva ei taha kohe mitte midagi enam kuulda ega näha. Ja küsimus selles, et kas hiidlane tahaks kasutada ja suvehiidlase kogemust, siis loomulikult ta tahab ja loomulikult on see ka mõnel juhul võimalik, aga see on võimalik ainult sellisel juhul, kui see sama puhkusele tulev inimene tunneb endas tahet ja võimekust ja soovi panustada sellesse kohta. Nii et ütleme, see aktiivsus peaks tulema ikkagi selle inimese poolt, kes on ennast juba välja puhanud ja ütleb, et nüüd ma teeks veel midagi. Ja kui ta adub ka seda, et see, et kohvikute päev 1 kord aastas on, tähendab seda, et keegi on aasta otsa tööd teinud. Ja just nimelt see, et meil on siin koolid ja et meil on siin teed ja et meil on siin hea kaubandus. Et see ei ole niimoodi, et ma ütlen, et ma tahan üksindust ja lähen oma metsa, aga ma tõesti tahan saada seda ka poodi ja need asjad ei tule iseenesest, mis tähendab seda, et ole sa nii palju puhkaegu tahes, kui sa oled ennast välja puhanud, siis anna ennast teada, et sa tahad panustada ja neid kohti, kuhu endast teada anda, on üsna mitu.
esiteks muidugi on Facebook Hiiumaa heaks. Teiseks on meil arenduskeskus, meil on hiidlaste koostöökogu, meil on, ma nägin siin kõndisriigi kalandusliider, kes tegeleb mereasjadega, et selliseid kohti, kuhu minna ja öelda, et kuule, ma tahan rääkida sel teemal, et ma tunnen, et ma saan panustada siia või teise kohta, ma tunnen, et ma saan panustada mingi koolitusega, ma annan head nõu, et see on täiesti võimalik. Nii et hiidlased olete suve, talve, sügise või kevade hiidlased ja veel parem, kui teist saavad muidugi kogu aasta hiidlased. Et tulge ja rääkige ja me võtame ka hõlmast kinni, kui me näeme. Kristinat me juba tunneme väga hästi, eks ole. Et jah, Hiiumaa ongi selline koht, kus saab mägesid liigutada ausalt öeldes, kui vähegi tahtmist on ja sellist initsiatiivi ja panustamist, aitäh. Ma Reeta kindlasti toetaksin, et Hiiumaal on väga palju huvitavaid ja toredaid inimesi, aga siiski on see väike saar ja kohati on mõnda kompetentsi vähevõitu. Ja on suur tõenäosus, et seda kompetentsi on just suvehiidlaste hulgas olemas, kes siin käivad ja kes võib-olla hea meelega selle asemel, et reedel tulla, tuleks võib-olla juba kolmapäeval, teeks paar päeva kohaliku firma jaoks tööd. Koolitajaid, konsultante, igasugu spetsialiste, IT, müügi, marketingi ala kindlasti on suvehiidlaste hulgas. Tööstus vajaks kindlasti veel automatiseerimise, ventilatsiooni, jahutuse, suruõhu eksperte ja kasutaks neid ka hea meelega nii-öelda suvehiidlaste baasil, sest et kõiki insenere ei jaksa ju aasta ringi palgal hoida. Ja päeva lõpuks, kui me räägime kaneelisaiast, siis kaneelmassina ei ole ju, kaneelisai ei koosne kaneelist, aga ilma kaneelita seda lihtsalt teha ei saa, eks ole. Ehk vaja on teatud lisakompetentse selleks, et saada head saia ja siin on see koostöökoht kindlasti olemas. Selleks, et sai koos seisaks, on seal vaja, eks ole, teatud komponente ja ma selles mõttes natukene pigem olen skeptilisem just selles osas, et ka sellise mina enda määratluseks olen öelnud osaaja või vabaaja hiidlane, et võimalikult suure osa aastast õnnestuks veeta, eks ole, Kasparil. Ja tõepoolest need inimesed, kes siin on, võib-olla tunnevad üksteist ka paremini ja teavad ja oskavad neid kompetentse lihtsalt märgata, ahah, näed, see vend, lähed vaatate, eks ole, kohvikute päeval, tere, sina ka siin, eks ole. Püsivalt Hiiumaa elanik ei pruugi seda üldse teada ja mul on niisugune tunne, et tal on ikkagi vaja selles mõttes kedagi, kes selle initsiatiivi võtab vaeva. Sest julgen küll rääkinud olen paljudega, nende ikkagi esmane ja kui te sealt nüüd lähete ja sealt akna pealt vaatate, et mis on siis see esmane saare funktsioon suvehiidlase elus, siis see on siin rahulikult välja puhata häirimatult. Kuigi ma olen täiesti kindel, et nii mõnigi inimene, kui ta poole pöörduda ja osata pöörduda, siis ta selleks ütleks jah, et mingis ulatuses kindlasti ma seda võin ju aidata. Ükskõik kas kohalikul väiksel ettevõttel vaadata, et mis on tema nõrgad küljed või kus ta saaks paremaks või Kärdla gümnaasiumi õpilasfirmale mingi veidi juhendust anda või mõned loengud pidada kas kutseõppeasutuses või kohalikus koolis, mis tähendab see või teine valdkond üldse elus oma karjäärivalikul. Selliseid asju saaks ju teha ju kindlasti, eks ole. Aga ma millegipärast natuke skeptiline olen, et suvehiidler ise hakkab sellist väljundit endale otsima. Aga kus kohast me teame, et see suvehiidlane parasjagu kõpus ennast välja puhanud? Küsida käest. See ongi, ja aga kust ma tean, et sa üleüldse seal oled? Sa pead ikka ise ka välja tulema sealt metsa vahelt. Kust me saame teada, kes meil siin saarel tegelikult on ja milline kompetents tegelikult sellel saarel on? Lähme pääarutelude ringi juurde tagasi. Kuulasin huviga, mina olen Reedaga väga nõus. Et tõesti, ka ma ise hakkasin nagu mõtlema, miks ma ei ole öelnud, et ma tulen nädalavahetusel siia ja võib-olla tõesti kedagi juhitab, mis toimub rahvusvaheliselt kübermaailmas. Ja ma olen valmis sellest rääkima. Et tegelikult see on väga hea mõte. Et võib-olla tõesti me ise peaksime ka aktiivsemad olema, mitte kogu aeg, me tahame ka puhata. Aga nüüd ma olen valmis. Ja kuulasin huviga ka härra juttu. Ja tegelikult see, mida teie praegu siin teete, on minu unistuste pension. Nii et ma tõesti loodan, et mingil hetkel ma saan seda järgi teha.
kas nüüd me jõuame nii kaugele, et tulge kõik kolmapäeval siia? Jah, see on võimalik. Kui su lapsed ei käi lasteaias, kui su lapsed ei käi koolis, kas sa oled noor pere ilma lasteta või sa oled juba pensionär. Seda sättida oma elu selliselt, terve perega sa ei tule. Üks pereliikmetest jah, võib-olla mõnikord tuleb varem, aga seda, et me kõik saaksime pidevalt võimata. Ja minu küsimus on, kui me teame, et Hiiumaa on nagu ta on. Suvel on ta üleasustatud, talvel on ta alaasustatud. Me ei muuda seda. Võib-olla me saame natuke neid numbreid muuta, aga seda, et talvel elaks Hiiumaal, et töötaks sama palju inimesi kui suvel, seda ei juhtu. Sinu puhul muidugi Kiduspää talve kogukonnast rääkida on suhteliselt äärmuslik. On keeruline. Mõlemast kogukonna liikmest saame rääkida. Ja mul on ka keeruline seal tööd teha. Näiteks ma pean oma töö tõttu tegema aeg-ajalt rahvusvahelisi kõnesid, ma ei saa Skype'ida. Ma ei saa Skype'ida, sest see ühendus ei tööta. Ja ma ei saa öelda teistele, kes on üle maailma, kui me oma kübergrupi, kui ma juhin oma kübergrupi tööd, me helistame, teeme telefonikonverentse. Ehk need piirangud on peal, jah, ma pean oma elu ja tööd selliselt sättima, et ma tean, mis päeval, kus ma olen, et mul on hea netikattuvus. Aga mida ma tahan öelda, võib-olla saaks teha kuidagi paremini, et see suvel kogutud rasv või raha või mis iganes, et seda paremini kasutada aasta läbi. Et kas selles osas midagi saab ära teha? Sest ma ütlen veel kord, ma ei usu sellesse, et Hiiumaa muutub kunagi asumiks, kus elatakse, ühe palju inimesi elab nii suvel kui ka talvel. Teil on ju väga hea nimetusega Facebooki grupp Hiiumaa heaks. Enamasti leian ma sealt küll logistilisi probleemi asetusi, kas keegi tahab viia kaupa täna mandrile või kas keegi tahab ära osta lennukipiletit, mis mul või kellele kuuluvad need hobused, kes luide vahel hulguvad. Mis on väga oluline ja muide Hiiumaa puhul väga oluline, et kelle lehmad kõnnivad praegu parasjagu Ellama tee peal. Aga see kogukond omavahel infot vahetab või peab selle kogukonna infovahetuse keegi teine korraldama? Ma nimetan ühe asja veel, et meil on palju juttu on, et tuleb puha. Tuleb kõvasti töötada, tule Hiiumaale ja puhka välja. On niisugused tegelasi nagu meie, kes ei puhka. Hiiumaa on meil vahetu. Ma olen andnud midagi puud, millega me kunagi varem ei ole tegelenud. Üks minu esimese asi Hiiumaal oli Toomas Remmelkooli kohtasime ja see oli taevas oli hall ja buss tuli maa ja sadas lõpmata ja ta oli traktoriga kinni. Ja leht saadeti karjuses, sellepärast, et elektrit ei olnud ja lüpsjad ei olnud. Ma tulin tagasi jaanuaris, käisin 12 talu läbi, tegin ühe uurimise. Mina olen mehaanika inžener ja business strateegia. Ulvo. Ja siis ütles, et võib-olla meil on üks lahendus. Seda nägin, kui sõitsin üles Kotimaale tagasi. Nägi veisel. Neid on juba 1000 ja neid ei ole vaja enam lüpsust. Aga tagasi selle juurde, et mis Hiiumaa annab, meile on kohendust andnud ja me oleme päris tõsised, et me oleme umbes 10 aastat juurde saanud. Meie ajud, füüsilised tööd on kogu aeg, me teeme asjadega, mida me ei mõista, mida me õpime ja võib-olla ühte-teist anname ka. Ja selle koha pealt on Hiiumaale aru jäänud. Annaks Kaupo lootus sellele, et tegelikult see töö tegemine ühtepidi võib-olla sotsioloogid ei ole selle üle väga rõõmsad, et töö ja isiklik aeg ja kõik see hakkab aina rohkem segamini minema. Aga teistpidi võttes võib-olla see ongi jah, see vahetuse koht veel juures, kus inimestel tegelikult see produktiivne aeg, mis tema tulu toob, kahaneb ja samas see vabam aeg aina suureneb. Näed sa kuskilt oma tööde ja ridade juurest ka seda? Ma hakkaks võib-olla hoopis teistmoodi seda asja kruttima, et ma siin härra Sergoga olen ka nagu igati nõus, et vaata, küsimus on selles, et mis on nagu oluline. Et mis on oluline, et on liik inimesi, kelle jaoks tegelikult puhkus ei tähenda nii-öelda nurgas istumise lakke vaatamist, eks ju. On tegelikult ka liik inimesi, kelle jaoks on puhkusest olulisem on eneseteostus. Ehk siis rõõmu tundmine sellest, mida sa oled ära teinud.
ja siin on see koht, kus me saame alati mõelda selle peale, et see on nüüd inimeste tundmine, eks. Kas sa tunned neid inimesi, nagu Reet siin ütles, et noh, et küsiks küll, aga ei tea, kelle käest küsida, eks. Ja sina küsisid seda, et kas kogukond siis peaks või kuidas kogukond peaks suhtlema, ikka peaks suhtlema, eks ju, aga ega keegi teine ei saa seda kogukonda suhtlema sundida, kui kogukond ise nagu, et noh, kui kogukond hakkab suhtlema, siis ta hakkab suhtlema, eks ju, noh, et ja kui ta ei hakka suhtlema, siis sa võid käte peal ka seista, ikka ta ei suhtle. Aga ma tahtsin veel korra nagu tagasi pöörduda jälle selle juurde, et me oleme rääkinud sellest ja siin, et sa just tõid siin alguses välja selle, et on mingid, et kas elavad nagu firmad elavad nagu talve üle nii-öelda või kes siis järgmiseks aastaks on ellu jäänud. Ma arvan, et kui sa vaatad nagu tootmise tööstuse ettevõtte, siis ma arvan, et siis nii suur see probleem ei ole, eks ju. Aga see, kui on nagu mõni teenindusettevõte või kohvik, kes üle ei ole elanud, tead Tallinnas sureb neid palju rohkem kui siin Hiiumaal, eks ju, et see on nagu, ma arvan, et seda ei maksaks nagu vaadata, aga minu arust see jah, et mida peab vaatama ja jälle kuldne statistika, mis meile ütleb, üks töökoht tööstuses loob 2-4 töökohta teistes sektorites. See tähendab seda, et kui me ka Hiiumaal ei pööra nagu tähelepanu tööstuse arendamisele, siis me ei pööra ka tegelikult tähelepanu kõigele muule. Et ma arvan, et see on üks koht, mida peab nagu vaatama. Ja see üleskutse tõesti, et meil, noh, kui näiteks Tavaplastis on... Roki, siia! Siia! Ta läks suhtlema, mis sa jooksed? See on kogukondlik läbikäimine. Marina saab kohe 2 uut tuttavat juurde ja veel 2 tuttavat koera ka. Okay. Käige koera jalutamas tihemini, eks ole. Tegelikult jah, et lihtsalt noh, ei oskagi rohkem nagu midagi täpsemalt öelda, et kui on ettevõttel on probleemid, kui ettevõttel on vajadused, eks ju, siis lihtsalt nagu see välja ütelda ja küsida, eks ju, kuigi noh, ma ütlen veel kord, Reedale võib-olla ei tundunud see kuidagi, ma ei tea, kas ta noh, kuidagi võib-olla ütles, et ma ei saanud aru täpselt ka, aga mina ikkagi kutsun üles, et kui on mure, tuleb küsida ja kui sa näed, et tuleb sulle küla vahel vastu inimene, keda sa enne pole näinud, siis küsi, et kas sa oled suvehiidlane. Ja nii kui ütleb, et jah, ja see ei olegi solvang, ma olen suvehiidlane, aga mis sa oskad teha? Elementaarsed asjad. Me oleme viimase 10 minutini jõudnud oma tänasest arutelust. Hää tuttav Linnar Viik on kuskil öelnud või selle saare peal rääkinud, et hiidlane on see, kes ennast hiidlasena tunneb. Mis on vajalik selleks, et see hiidlasena tundmine kohale jõuaks? Ma arvan niimoodi... Mis on need elemendid, mis on need tegurid, mis on selle teekonna juures? Ma arvan, et number 1 on kindlasti just selle originaalse hiidlase austamine ja kõikide tema traditsioonide või kommete austamine ja tundma õppimine. Et just seesama, et kui tulla siia, et et ma olen metsa ja olen oma mõtetel eraldi, et see võib-olla on natuke egoistlik, kui sa juba siin oled, et siis tutvu ka nagu keskkonnaga, tutvu kogukonnaga. Et ma arvan, see on number 1, et nagu nii-öelda juure tasandil, et kui olla nagu võtta sellest hiidlasest kinni, jah, ta võib-olla alguses ei taha sinuga suhelda või on selline vaiksem, et eks ta ju leebub ja sulab ja siis võib-olla saate suurteks sõpradeks, et ma isegi olen juba saanud päris vahvaid sõpru endale siia juurde Hiiumaalt nii-öelda, et ma arvan, see number 1 on austus ja tundma õppimine ja suhtlemine, just see aktiivsus, et hiidlaseks saada või sellel teekonnal ja muidugi huvi on ju number 1 ka, et kõigepealt kas, mida üldse tahetakse, eks ju, et see teekond hiidlaseks saada peab olema nagu huvi ka, et ma ikka loodan jah, et need suvehiidlased pigem tahavad saada nii-öelda päris hiidlaseks ka. Et see pole see, kui palju sa aastas vedad, see pole see, kui tihedalt sa läbi käid, see on see, mida sa ise Hiiumaa suhtes tunned ja tunnetad. See ei ole hiidlaseks saada, vaid see on tegelikult hiidlasele tundma hakkamine ühel hetkel, see tundmine tuleb. Jah, ma arvan ka, et see on pigem niipidi.
et see nagu, jah. Kuidas sina, Kulvo, tunned, on sind 1,5 aastaga omaks võetud Hiiumaal? No, siin laua taga istuvatest on minu Hiiumaa staaži kõige vähem, eks ole. No, millega vist arvan, et see hiidlaseks saamine on niisugune emotsionaalne tunne, aga kuskil peaks ikka mingid komponendid taga olemas olema. Üks on ilmselt niisugune tööalane eneseteostus, siis on sotsiaalne suhtlus ja ilmselt kolmandat pidi on isiklik elu. Ja ma usun, et 3-2 võiks vähemalt toimida. Ma usun, et ma veedan Hiiumaal rohkem aega kui see hiidlane, kes mandril või Soomes tööl käib. Ometi on tema päris hiidlane ja mul see hiidlaseks saamine võtab siin ilmselt ja sina oled Pötku, eks ole? Jah. No, ütleme niimoodi, et loomulikult ma ei taha olla nagu arrogantne, eks ole, aga mul on nagu suhteliselt ükstapuha, mida nagu hiidlane arvab, et kas ma olen hiidlane või ei ole hiidlane, eks ole. Et ma olen alati teadnud, kes ma olen, eks ole, ja teisest küljest on ikkagi küsimus selles, et see küsimus, et mis momendil tekib see tunne või mis identifitseerib selle tunde, et sa nüüd oled hiidlane. Minu jaoks on see, kui inimene tahab panustada sellesse kogukonda, siis sõltumata sellest, kas ta on türklane või setu või kalmõkk, eks ju, et selles mõttes, et sellist inimest tuleb austada ja sellist inimest tuleb nii-öelda heas mõttes ära kasutada. See on tegelikult hea kokkuvõte, heas mõttes ära kasutada ja oskus heas mõttes ära kasutada ja oskus piiri pidada ja oskus tegelikult austada seda ruumi, kus sa oled nii ühelt kui teiselt poolt. See hiidlase nihkes huumor, hiidlase selline tögav kõnepruuk, hiidlase võib-olla kinnisus, see on huvitav konflikt omavahel. Tegelikult merd sõitvad rahvad on üsna innovaatilised, sest nad näevad kaugelt enne neid sisemandri inimesi, mis mujal maailmas toimub, mis mujal on huvitavat ja samas see hiidlase sisemine vastuseis muutusele ja selline mingis mõttes ka vastandumine, aga just pigem vastuseis muutusele, et see teebki sellest saarest nagu sellise omapära ja seda ühtepidi, eks ole, respekteerides, aga teistpidi ikkagi mina arvan, et siin on selline struktuurne tööjõupuudus Hiiumaal. Just nimelt struktuurne tööjõupuudus. Kulvo ütleb, et osaliselt see paika ei pea, aga suvehiidlaskonnast sina tõenäoliselt leiad leevendust oma ettevõtte ees olevatele probleemidele mitte kõige rohkem. See, keda sul rohkem vaja on natukene teist sorti inimene, aga need ei ole täna need jutud. Marina, kõigepealt ma vabandan Roki pärast, aga ju meie jutt läks nii igavaks, et ta eelistas suhelda 2 teise suvehiidlasega. Nii et, ja muide teate, et ma võtsin Roki sellepärast kaasa, et meil on 4 koera. Ta pole täna midagi eriti rääkinud veel. Ta pole midagi rääkinud, aga tema on kõige kauem Hiiumaal elanud. Ta on ta saab varsti 11 ja igas kevad hakkab sellega, et kui me läheme oma randa ja ta näeb teisi külakoeri, nad nutavad, nad vahel ka kaklevad, tal on üks, keda ta ei armasta, panevad jälle paika, aga isegi nemad rõõmustavad Hiiumaale tulles. Mis ma tahaksin kokkuvõtteks öelda, ma unistama kokkuvõtte, et kaks asja. Minu andmed on nii avalikud, marina.kaljurand.ee, guugeldage ja te leiate. Ma olen päris tihti siin. Jah, ma annan ennast ka tihedamini üles. Aga kui on midagi, kus te leiate, et ma võin olla kasulik, palun kirjutage, helistage ka ise mulle. Ja teine on, ma võib-olla kutsuksin meid kõik üles ka kasvatama oma lapsi hiidlasteks. Et me oleme tõesti oma lastega, kes on nüüd täiskasvanud, täiesti sihilikult, kui nad olid teismelised, kutsusime siia nende sõpru. Ei ole vahet, kas ma teen süüa 4 või 8. Et tulge, et neil oleks see side ja tegelikult mingi hetk nad ei käinud, mingi hetk neil oli igav. Ja nüüd täiskasvanuna nad on jälle tagasi ja nad on toonud oma lapsed siia. Et ma arvan, et mida me saame ka teha, nagu sul on tütar, et me saame oma lapsi ka harjutada siin käima ja tõesti vahet ei ole, kuidas te kutsute. Ja selle kohti ma ei näita. Aga ma tahaks lisada siin, et 50 aasta pärast, kui me siin kohtume, siis meie ühiskond on täiesti teine. Absoluutselt. Ühiskond areneb kohutava kiirusega praegu. Meie ülesanne on, et selles arengus osaleda ja kasutada oma võimalused, et
Hiiumaa võtab nüüd kooli, 50% ei klaarinud matet ära, aga Hiiumaa kool võiks olla ka üks Eesti parem, kui volikogu otsustab, et seda me tahame teha. Rektor ei tee see tuleb Hiiumaa volikogul tuleb see töö ära teha. Ja siis, et mis on hiidlased, ma olen mõeldud kõvasti, nüüd ma olen mitu korda üle mu pea. See tundus inimeses sees. Järsku tunned ennast siin hästi, siis sa oled hiidlane. Ja teine on looduskasvatamine. Kui sa elad looduses ja toimetad looduses, loodus on väga tänulik, millega sa teed. Loodus leitab ära, mida on vaja teha. Ja seda me oleme kogu aeg teinud. Et võin kokku võtta ühe isehakanud hiidlase, ühe talvehiidlase, 2 suvehiidlase ja ühe vabaaja hiidlase arutelu sellega üleskutsega, et aidake suvehiidlasel ennast hiidlasena tunda. Võite nõustuda? Aitäh kõigile kuulamast!